Pinged võõrvangide Eestisse toomise üle ei taha mitte kuidagi vaibuda. Tegelikult ei ole tegemist ju tuttuue teemaga, sest näiteks TV3 uudistes rääkisime me sellest esimest korda juba oktoobri keskpaigas. Nüüd väga lühikese perioodi jooksul on aga pinged läinud nii kõrgele, et opositsioon Riigikogus plaanib juba umbusaldust justiits- ja digiminister Liisa Pakostale. Justiits- ja digiministeerium saatis sel nädalal kooskõlastusringile Eesti ja Rootsi vahelise vanglarendi leppe eelnõu. Lepingu kohaselt suurendatakse oluliselt töötajate arvu Tartu vanglas, et lahendada tühjalt seisva Tartu vanglahoone küsimus madala riskitasemega Rootsi kinnipeetavate täiesti kinnise vangistusega. Opositsioon on aga teemast kinni haaranud ja pahaks ei panda ainult võõrvangide sissetoomist. No Pakosta muidugi on üks suur läbikukkumine ministrina hästi paljudes valdkondades. Tal on nagu päris mitu kihti all. Prokuratuuri tegemised või tegemata jätmised, pihlakodud ja muud asjad, mis siin on olnud. Ja see, mis ta siin AI-ga korraldab, ta on õudne aktivist ja tal kogu aeg läheb viltu. Aga nüüd see on nagu konkreetne tema enda poliitiline algatus. Ja see algatus on selgelt Eestile kahjulik, Eestile ohtlik, Eestit alandav minu meelest. Ja see on tema tehtud asi, eks ole. Sellest ei ole kuhugi põgeneda. Ja see eelnevad asjad koos, pluss see, et ta on valetanud avalikkusele. Mina ikkagi arvan, et poliitikas ei tohi lasta minna selle Liisa õlakehitusega, et kui ikka minister teadlikult eksitab avalikkust, et ei midagi ei ole otsustatud ja me tegelikult veel ei ole veel mingisuguseid võimalusigi, alles kaardistame, et see on avalikkuse eksitamine. Kui Rootsi huvi on lahendada oma vanglate ülekoormatust, siis Eesti puhul on selleks lahendada tühjalt seisva, eriotstarbelise ja maksumaksjale kuluka hoone küsimus. Samuti kindlustada meie vanglateenistujate tööhõive ja nende professionaalsete oskuste edasine arendamine. Keskerakondlane Lauri Laats aga sõnab, et esialgne info oli neile hoopis teissugune. Umbusaldusavaldusega kavatseb Keskerakond ka liituda. See esialgne teadmine, mis oli selline, et siia plaanitakse tuua nii-öelda tavapätte. Ja kui nüüd vaadata, mis sõnumid on olnud praegu, siis tegelikult ikkagi tegemist on retsidivistidega. Ja selline tunne, et Eestis tahetakse teha Alcatraz, kus siis omal ajal ju USA's kõige suuremad kurjategijad sinna ju pandigi. Ja kindlasti see on see küsimus, mis kõige rohkem häirib. Isamaa erakond otsustab seda, kas umbusaldusavaldusega liituda esmaspäeva hommikul. Küll aga sõnab Riigikogu liige Riina Solman, et eelnõu sisust justkui nähtub, et Eesti ei saagi võõrvangide paigutamisest nii suurt kasu. See tekitab mulle inimesena ebaturvalisuse tunde ja poliitikuna või Riigikogu liikmena ma pean ju vastutama selle eest, et meil riigis ka teistel inimestel turvaline oleks, et ega ta head tunnet ei tekita. Ütleme, kui riik saaks sellest siis kasu nii, nagu meile räägiti ja lubati, aga kui me vaatame nüüd selle seaduseelnõu sisu ja seletuskirja, siis seal tuleb välja, et me vaevalt tuleme otsaga kokku siin kuludega, et kasu ka ei ole. Kui poliitikute suust on läbi käinud kas vale või segane kommunikatsioon, siis minister sõnab, et algusest peale on räägitud avatud kaartidega. Me oleme algusest peale rääkinud täiesti ausalt sellest, et ainult pikaajalise karistusega, aga mitte Eestile siis ohtu toovaid, ehk siis ohtu toovad on võrgustunud, terroristid, radikaliseerunud, neid me ei võta. Palju räägitakse ka sellest, et võõrvangide meile toomine riivab inimeste turvatunnet. Minister aga sõnab, et inimesed muretsema ei pea. Kogu see teema lähtub Eesti inimeste mitte lihtsalt olemasoleva turvalisuse tagamisest, vaid veel turvalisuse paremaks minemisest. Ja see on tagatud niimoodi. Esiteks, meil on väga moodne Tartu vangla, seda tüüpi vanglast ei ole kunagi põgenetud. Teiseks, me võtame ainult selliseid kinnipeetavaid, kellel üldse ei ole linnaluba, ehk nad tegelikult üldse linna peale ei saa, nad ei saa vanglast põgeneda ja nad ei saa ka muul moel kuidagi linna peale kõndima. See on täiesti välistatud. Kõikidele võimalikele külastajatele enne tehakse põhjalik taustakontroll. Kui inimene selle taustakontrolliga ei nõustu, siis ta üldse külastamise võimalust ei saa.